Aga tere ka minu poolt, et mul on tohutu aukartus tegelikult täna siin seista ja kui nüüd sissejuhatuses öeldi, et ma olen justkui advokaadibüroos, siis ma olen tegelikult see õnn, et ma tegelen innovatsiooni teadus-arendustegevusega mitte ainult siis oma igapäevases praktilises tegevuses, aga ma ka uurin seda teaduslikult. Nii et ma ühendan tegelikult oma doktorandi ja nooremteaduri staatuse tehnika ülikoolis siis oma igapäevase praktikaga. Ja Märt palus mul rääkida, ma pärast nägin seda kirjavahetust, mida ta kolleegidega jagas, et leidsime, seal vist oli öeldud, et armuka naise, kes oli nõus rääkima, ma pärast mõtlesin, püha taevas, et äkki ma võtsin endale liiga suure ampsu siin, aga vaatame, et ma juhatan teid läbi sellest teemast, innovatsioon teedeehituses. Mina teedeehitusega ise väga palju kokku puutunud ei ole, aga teie olete väga palju hankimisega kokku puutunud ja loodetavasti siis edaspidi ka innovatsiooniga, sest kui ma ette valmistasin, siis ma kusagilt lugesin sellist fakti, et teedeehituses, muidugi masinad on muutunud, aga teedeehituse olemuses ei ole 50 aasta jooksul väga palju muutunud. Teed ehitatakse ikkagi samamoodi nagu 50 aastat tagasi. Et võib-olla oleks aeg siis mõelda mingite innovaatiliste lahenduste peale, mis ei ole ainult masinate uuendamine. Aga räägitakse hästi palju innovatsioonist, ja täna ka kõlas siin tegelikult eelnevas ettekandes sõna innovatsioon, et mis asi see innovatsioon siis on. Ja innovatsiooni puhul ei saa mööda siis Schumpeterist, kes juba enam kui 70 aastat tagasi ütles, et innovatsioon on tegelikult siis sisuliselt mis tahes asja uuenduslik tegemine. Ja tema jagas innovatsiooni 5 gruppi. Ja sisuliselt, tema põhitees oli selline, et ettevõtjad siis on need, kes innoveerivad ja ettevõtjad on need, kes ütlevad siis tarbijale, missuguseid uuenduslikke tooteid see tarbija peaks tahtma, et ettevõte on see, või ettevõtjad on need, kes siis innoveerivad siis kas uute toodete teenustega, uute protsessidega, uute ärimudelite juhendamise, sisseviimisega, erinevate organisatsioonilahendustega. Ja kui me vaatame näiteks mingisuguseid viimasel ajal tekkinud lihtsalt näidete baasil, et mis see uus protsess siis võiks olla, et Fordi, see on niisugune klassikaline õpiku näide, et Ford tahtis võimalikult efektiivselt ja odavalt autosid toota ja pani siis selle, varem pandi autosid kokku käsitsi, tema pani selle liini peale, siis tänapäeval me ei kujutagi ette, et autosid teisiti kokku pandakse kui liini peale, et see oli siis niisugune uudne protsess omal ajal autotööstuses. No kui me räägime uuest tootest, see on nii suur ekraan, ma pean siin natukene liikuma, kui me räägime uutest toodetest, teenustest, siis need igasugused nutiseadmed on ju suurepärane näide sellest, kuidas ennem ei olnud mitte midagi ja siis pandi kokku innovaatilised uued lahendused ja tehti siis uus toode. Või võtame kas või mingi uus ärimudel, et mida saab innovaatilist olla ühes kohvis. Aga Starbucks, näete, võttis selle kohvi, hakkas seda teistmoodi tootma ja kohe me räägime, et meil on nüüd innovatsioon siis kohvikute maailmas või Spotify, muusika kuulamine. Et innovatsioon kui selline, miks ma seda räägin, on, et hästi palju kasutatakse sõna innovatsioon, aga ega ma tegelikult võib-olla sinna sisusse väga palju ei süübi, et mis asi see innovatsioon siis on ja teinekord inimesed mõtlevad ka innovatsioon, et mis nüüd, et see ei ole tegelikult asi, millega meie tegeleme siin. Aga innovatsioon on põhimõtteliselt võimalik absoluutselt igas asjas, mida te hangite või teete. Et küsimus on lihtsalt selles, et kuidas ma selle küsimuse endale sõnastan ja kui avatult ma ise need asju vaatan. Innovatsiooni puhul on üks asi veel, et klassikaliselt vaadatakse, et innovatsioon peaks justkui lineaarne olema, et ta on selline lineaarne mudel, et kõigepealt on ikkagi meil selline alusuuring, selline teaduslik lähenemine, teadlased teevad alusuuringu, siis tuleb leiutis, võib-olla siis tuleb mingisugune tootearendus, rakendusuuring, ja vot siis on meil midagi, mida me saame nimetada innovatsiooniks ja siis on innovatsiooni levitamine. Et tegelikult praktikas innovatsioon nii lineaarsena aset ei leia. Et hästi pigem on õige öelda niiviisi, et esiteks innovatsioon ei pruugi üldse mingisugust teadusega seotud olla. Innovatsioon võib aset leida siis ka, kui meil teadus üldse kaasatud ei ole. Samamoodi võib juhtuda niiviisi, et meil on näiteks mingisugune tehnoloogia, mis viib vastupidi teaduseni. Aga üks on kindel, et majanduskasvu tagab ainult meil innovatsiooni levimine. Et jällegi ma näitan seda pilti teile sellepärast, et mingil põhjusel on tekkinud ja arusaam, et alati innovatsioonile peab eelnema mingi tohutu teaduslik uurimine, et tegelikult ei pruugi üldse olla ja teedeehituses on ju mõned näited ka, kus on tellija lihtsalt öelnud, et ma tahaksin
tahaksin näiteks seda asja või teenust kirjeldades selle ära funktsionaalselt ja kui pakkuja seda siis pakkuma hakkab, siis alles selle pakkumuse täitmise käigus ta võib-olla teeb seal mingisuguse teadusuuringu või viib läbi siis mingisuguse lausa leiutise või rakendusuuringuna kvalifitseeruva tegevuse. No rääkides nüüd innovatsioonist, vaatame ka, mis see innovatsioonihange siis on, et kui innovatsioonihankest räägime, siis klassikaliselt jälle on tegemist kindlate omadustega hankega. Et üldjuhul on innovatsioonihanke puhul, me ütleme, et see on ikkagi selline teadus-arendustegevuse hankimine, klassikalises võtmes. Ja üldjuhul siis avalik sektor hangib midagi, mida veel olemas ei ole. Ja hangibki tõesti siis teadus-arendustegevust millelegi, mida veel olemas ei ole. Eestis üldjuhul tehakse seda ikkagi erandi alusel, ehk siis mingisugust riigihanke menetlust siin välja ei kuulutatagi. See on õige või vale, ma hinnangut ei anna. Või siis hangitakse sellises situatsioonis, kus avalik sektor kirjeldab oma vajadusi. See on see kõige klassikalisem innovatsioonihange, kus avalik sektor kirjeldab funktsiooni, mida ta tahab, et see asi või teenus talle siis teeks. Ta kirjeldab neid oma vajadusi, ei anna ette ei parameetreid ega ka väga kindlat spetsiifilist tehnilist kirjeldust ja ajendab siis ettevõtjaid või ka teadlasi välja töötama siis talle vajalikke uuenduslikke lahendusi tema vajaduste rahuldamiseks. See on niisugune kõige klassikalisem innovatsioonihange. Aga innovatsioonihankeks võib olla ka teiste saavutatud innovatsioonitulemuste rakendamine, kus siis avalik sektor tegutseb nimetatud siis esimese kasutajana, kus mingi lahendus on juba olemas, aga võib-olla ei ole veel näiteks Eestis rakendamist leidnud. MKM viis 2015. aastal läbi sellise uuringu nagu Eesti innovatsioonihanked ja vaatas, et palju siis Eestis on selliseid innovatsioonihankeid. Riigihangete registris omal ajal ei olnud võimalik kuidagi linnutada seda innovatsioonihange ja siis Ragnar Nurkse instituudiga koos nad selle uuringu läbi viisid, mingid metodoloogiat kasutades nad jõudsid ka selliste numbriteni siis, et Eestis 2015 üldse kokku oli üle 10 000 hanke ja nendest 76 võiks pidada innovaatilisteks, alla 1%. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, siis ma vaatasin, et teedehitust ma siin üldse ei leidnud. Ka selle 76 hulgas 90% olid ikkagi IT-lahendused ja kõigest siis, ja ülejäänud 10% olid siis seotud kõige muuga. Teadusarendus, nõustamine, ehitustööd ainult 3%, kusjuures ma ei ole ka kindel, et see on teedehitusega. Et Eestis ei saa jah öelda, et seda innovatsioonihankeid oleks väga jõudsalt või väga palju nüüd. Et samas, kui me nüüd vaatame selle 76 hanke sisse, siis hästi huvitav on see ka, et nende hangete puhul üldjuhul kasutati sellist hankemenetluse liiki, mis ei võimaldanud mingit läbirääkimist, siis kas lihthange või siis avatud hange. Ja ainult väga üksikutel juhtudel hankija oli valinud siis kas võistleva dialoogi, avatud ideekonkursi, kas siis väljakuulutamisega või väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse. Mis see nagu näitab? See näitab tegelikult, et ega siis innovatsioonihankeid, ma ei taha nüüd öelda, et ei ole olnud. Vastupidi, ma tegelikult tahan öelda, et neid ilmselt on olnud, aga et neid ei ole identifitseeritud kui innovatsioonihangetena. Sellepärast, et Eestis on uuenduslikke lahendusi ikka hangitud. Ma toon hiljem kohe näite, loodetavasti, kui mul aega üle jääb, mis seondub näiteks Targa sadamaga. Tallinna Sadam hankis endale sellist lahendust nagu Tark Sadam. Üldse alguses mitte nimetades seda innovatsioonihankeks, aga kuidagi pärast juhtus niiviisi, et nad ise ka vist said aru, et ups, et see tegelikult on innovatsioonihange ja päris nii suur Eesti, ütleme siis näide, et nüüd on ka Euroopa Komisjoni innovatsioonihangete juhendisse see kaasus sisse saanud. Nii et see MKM uuring näitab, et innovatsioonihankeid ei ole väga palju olnud, aga minu enda praktika näitab, et neid aeg-ajalt ette tuleb, aga miks neid siis ei ole? Et siin ma oma isiklikust kogemusest võin öelda, et võib-olla see paljuski seondub ikkagi sellega, et hankijate jaoks on võib-olla võõras mõelda, et kõigepealt, et ma defineerin oma vajaduse ainult läbi funktsionaalsuse, et ma ei annagi tehnilist kirjeldust ette, ma ikka ütleks pigem täpselt, mida ta mulle seal peab pakkuma,
kuni seibide ja Boltideni välja. Et see mõtteviisi muutus ühelt poolt ja teiselt poolt muidugi see risk, mis innovatsiooni hankimise või uuenduslike lahenduste hankimisega kaasneb, võib-olla ei õnnestu ja mis siis saab, et kuidas seda riski, mis selle võimaliku vastutusega kaasneb, kuidas seda maandada. Aga vaata, mis see olukord täna on, et ma vaatasin riigihangete registrist, et nüüd on sinna uue registriga on tekkinud sinna see linnukese võimalus, et te saate sinna panna juurde, et kui on innovaatilised aspektid on kasutusel. Ja vaatasin alates siis uue seaduse kehtimisest, mis on siis 1. septembrist 2017 kuni siis paar päeva tagasi, et palju on selle innovaatilise aspekti linnukesega kaasuse või neid hankeid. Ja ei olnud ka väga palju, oli 39, nüüd te küsite, mis see võrdlus on, nagu seda võrdlust ma ei kontrollinud, ma ei tea, mis see number on, palju seal on. Aga nendest 4 olid näiteks innovatsioonipartnerlust. Ja innovatsioonipartnerlus on siis uus hankemenetluse liik, mis 1. septembrist 2017 direktiivist tulenevalt siis Eesti seadusesse üle võeti ja mis võimaldab hankida ühes menetluses koos nii teadus-arendustegevust kui ka siis hiljem seda konkreetset toodet. Ja mis need 4 innovatsioonipartnerlust oli, need hästi huvitavad, et Tallinna Kommunaalameti, mis seondub ju tegelikult tee-ehitusega, võib-olla tunnete juba seda hanget ka, on päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt, mis tundub hetkel, et on endiselt hindamisel Tallinna linnavalitsuse hange, nutikad ülekäigurajad, mis on täitmisel, Maanteeameti hange, tee-elukaare andmete kogumise, haldamise ja teekasutamise lahenduste teostamine, taaskasutamise lahenduste teostamine, mis oli ka hindamisel, ja Eesti Energia hange. Ja kui ma sinna hangetesse sisse vaatasin, siis kahtlemata on nad kõik innovatsiooni või uuenduslike lahenduste hankimisele suunatud hanked, aga mõned neist võib-olla nii palju keerulised tehtud hankija poolt, et ma ei imesta, et nad endiselt hindamisel on. Et kõige, need esimesed 2 mulle tunduvad sisu poolest kõige klassikalisemad innovatsiooni hankimised. Aga jällegi, ei ole ülemäära palju neid innovatsioonipartnerlusi. Ma usun, et võib-olla neid on veel tulemas, aga mitte ülemäära palju ei ole neid Eesti praktikas. Nüüd, kui me räägime üldse innovatsiooni hankimisest, siis jällegi on jäänud selline mulje, et ennem 1. septembri 2017 ei olnudki võimalik innovatsiooni üldse hankida, et ma tahaks selle müüdi küll kummutada, et tegelikult uuenduslike lahenduste hankimine on võimalik kogu aeg olnud. Et ega nüüd ei ole nii, et innovatsiooni saab hankida ainult läbi innovatsioonipartnerluse, innovatsiooni või uuenduslikke lahendusi võib hankida kõiki riigihangete seaduses toodud menetlusliike rakendades ja tegelikult ongi soovitav ühe või teise lahenduse puhul ikkagi vaadata, et mis on see, mida vaja on ja missugune hankemenetluse liik neid nõudmisi kõige paremini rahuldab. Küll on nii erialakirjanduses kui ka praktikas väga selge lähenemine, et teatud hankemenetluse liigid on paremad lihtsalt uuenduslike lahenduste hankimiseks ja väga lihtsal põhjusel läbirääkimised. Et kui te valite sellise hankemenetluse liigi nagu avatud hankemenetlus, kus tegelikult ju läbirääkimisi pidada üldse ei tohi, siis isegi kui teil tekib küsimus, te ei saa selle pakkuja käest mingeid selgitusi küsida. Ja sellepärast on väga selge soovitus, et kasutada nüüd ikkagi uuenduslike lahenduste hankimiseks menetlusliiki, mis võimaldab läbirääkimisi. Ja läbirääkimiste või üleüldse innovatsiooni sõbralikeks hankeliikideks nimetab siis Euroopa Komisjon ise ja ma nõustun siin täielikult, nimetab eelkõige siis konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, mis oli see varasem siis väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog. Miks? Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, see on ju menetlus, kus te tehnilise kirjelduse peate kohe ikkagi ära sõnastama, võistlevas dialoogis see tehniline kirjeldus tekib alles pärast siis, kui dialoogid on juba läbi viidud. Ja kusjuures läbi saab rääkida sisuliselt kõige üle, võistlevas dialoogis absoluutselt kõikide lepingutingimuste üle, läbi ei saa rääkida ju ainult miinimumnõuete või hindamiskriteeriumite üle. Et sellepärast innovatsioonisõbralikeks hankeliikideks võiks tõesti pidada neid just konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlust ja võistlevat dialoogi. Aga kasutatakse ka teadus-arendustegevuse erandit. Et tõepoolest, kui on sisuliselt tegemist teadus-arendustegevusega, ma võiks muidugi teile tunde siin praegu rääkida, see on palju keerulisem, aga ma püüan lihtsalt üldinfo edasi anda, et kui teadus-arendustegevuse erandit rakendada, seal on omad probleemid ja ohud, siis võib seda rakendada, võib tegelikult selle teadus-arendustegevuse, ütleme erandi alusel ostetud teadus-arendustegevuse hiljem ka näiteks väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluses sisse osta, aga ainult siis, kui see puudutab seda
konkreetset teadus-arendustegevuses kasutatavat asja, mitte teenust. Aga kasutada saab ka avatud hankemenetlust, piiratud hankemenetlust ja väljakuulutamiste läbirääkimistega hankemenetlust. No millal oleks avatud hankemenetlus mõistlik uuendusliku asja ostmisel? Et mäletate, ma näitasin teile slaidi, kus ma ütlesin, et hankija võib olla ka selline esimene kasutaja. Et on juba mingi lahendus on välja töötatud ja seal ei ole midagi enam tegelikult läbi rääkida. Et hankija seda ei ole küll rakendatud varem näiteks Eestis, tehniline kirjeldus on selge ja siis ei ole ju mõistlik minna mingile läbirääkimistega hankemenetlusele, mitmeetapilisele hankemenetlusele, vaid mõistlik on kohe rakendada avatud hankemenetlust. Nii et minu sõnum on, et tegelikult innovatsiooni võib hankida absoluutselt kõiki hankemenetluse liike rakendades. Oluline on, et hankija saaks aru, et mis on talle antud juhul kõige parem. Ja kokkuvõtvalt siis, et soovitav ongi kasutada läbirääkimistega hankemenetluse liike, sest kui me ikkagi räägime mingisugusest uudsest asjast või teenusest, siis on hankijal oma vajadusi tehnilisse kirjeldusse väga raske kirja panna. Ja kui ta sellega kirja paneb, siis ta piirab ennast ebamõistlikult ära. Lisaks võib ju tegelikult läbirääkimistel selguda, et see asi ei sobigi üldse hankijale, mida talle pakutakse. Kui me räägime nüüd lihtsustatud skeemist, siis innovatsiooni hankimise puhul, ja ma näitan seda slaidi alati, kui ma innovatsiooni hankimisest räägin, ja ma näitan seda ühel lihtsal põhjusel, võiks tekkida küsimus, et miks ta seda ikka alati näitab, aga ma näitan seda sellepärast, et üldjuhul me hakkame neid, me mõtleme, et hankimine algab siin peale, et me valime selle hankestrateegia ära, menetlusliigi ja kohe paneme nagu töösse, teeme tehnilise kirjelduse, hanke alusdokumendid ja kohe algatame hankemenetluse, viime läbi ja läheme lepingusse. Aga tegelikult kõige olulisem osa on, kui me räägime uuenduslike asjade hankimisel, ikkagi nüüd selle hankija vajaduste sõnastamisel ja planeerimisel ja turu-uuringutel. Et seda ei saa liiga vähe üle korrata. Et selleks, et nüüd uuenduslike lahenduste hankimine oleks tõesti edukas ja tooks ka mingisugust tulemust, siis peab hankija enda jaoks ikkagi selle oma vajadus ära sõnastama ja mitte läbi nüüd selle, et ta selle tehnilise kirjelduse endaks väga spetsiifiliseks lahti kirjutab, vaid et ta tõepoolest mõtleb, mis on see vajadus, mida ta rahuldada tahab. Ma toon siin mõned näited üldse mitte teedeehitusest, mul ei olnud teedeehitusest mingi väga head näidet tuua, aga näiteks ja seda näidet on palju toodud ka, need, kes on käinud innovatsioonihangete seminaridel või konverentsidel enne, ma olen ilmselt kuulnud, seda on see haiglavoodite puhastamise näide. No andke andeks, kes on juba ennem kuulnud seda, aga oli üks Poola haigla vist, kes oli tõesti hädas oma haiglavoodite puhastamisega ja tohutult energia ja vee, ressursimahukas oli see puhastamine. Ja nad lasid mõtte vabaks ja ei kirjutanud ära, et kuidas seda voodi peab täpselt puhastama, vaid sisuliselt ütlesid, et funktsioon on see, et see haiglavoodi peab saama puhtaks, võimalikult efektiivselt. Ja lahendus tuli hoopis autotööstusest ja tõesti toodi sinna kohale üks robot, mis see haiglavoodi lükatakse sinna kuubikusse sisse, see robot puhastab selle voodi ära, tohutu ressursisääst, mis sealt tekkis, et hankija jaoks on esimene samm ikkagi see, et ta sõnastab, mis see vajadus on, mida ta rahuldab. Ja siis hakkab mõtlema, et kuidas seda siis läbi peaks viima. No selle juurde kuulub turu-uuringuid, et jällegi ei saa seda liiga vähe korrata, et turu-uuringud on üli olulised uuenduslike lahenduste hankimisel. Ma seda näidet ka toon päris tihti, aga oli üks hange jälle mitte teedeehituses, kus osteti tavalisi arvuti juurde kuulus või keyboard. No mis asi see nüüd on siis? Klaviatuur. Ja nõue oli, et ta peab olema ilma juhtmeta, aga lugema seda ID-kaarti. Ja jättis see hankija selle turu-uuringu tegemata, et sellist polegi maailmas olemas. Ja sai selle avatud hankemenetlus, sai pakkumised kätte ja no muidugi ükski neist ei sobinud talle. Aga kuidas ta oleks saanud seda vältida läbi selle, et ta viib korraliku turu-uuringu läbi? Nüüd seda turu-uuringut tohutult kardetakse, et see ikkagi toob ju riski ja pärast toob vaidlusi, äkki ma eelistan kedagi. Et tõesti turu-uuringute läbiviimisel peab olema hankija ise väga hoolas, et ta ei eelistaks kedagi ja püüaks siis võimalikult palju enda jaoks aru saada, et mida tööstus üldse suudab talle pakkuda. Nii et siin on nagu hästi oluline osakaal. Ja mis ma siis oskan öelda, et õpi enda või eelkõige teiste, aga õpi ka enda kogemustest. Ja on tohutult palju informatsiooni, juhendeid ja inimesi, et kui nüüd keegi küsiks mu käest, et aga miks siis see innovatsioonihangete asi ei ole Eestis nii aktiivselt käima läinud, siis minu niisugune isiklik arvamus on paljuski selles, et palju räägitakse, et riigihangete seadus ei võimalda, jättes mõtlemata tegelikult, et ta võimaldab küll, aga ta vajab seda, et hankija mõtleks
ja enne, kui ta hakkab rabinal tegema mingit hanget, mõtleks, et tegelikult kuidas seda hanget ikka struktureerida ja läbi viia. Minu aeg on läbi. Aga no, mul olid mõned inspiratsioonikaasused teile, aga need jäävad siis järgmiseks korraks, aga aitäh! Õnneks mitte sinu aeg, vaid lihtsalt ettekande aeg. Ahah! Ja.